Tere tulemast Vanapaugu põrgu kööki. Ilm on tormine ja vihmane ja ihu kohe nõuab midagi sellist, mis seest nagu kuumaks ajab. Kõige parem variant muidugi on kuum tee, aga tee nagu teada ei täida kõhtu. Ja siis olen jõudnud arusaamisele, et peab tegema midagi sellist kuuma tulist. Mitte et ta põletaks, aga et kütaks. Ja selleks arvasin, kõige parem võimalus on härjaliha. Mul on siin nüüd selline härg, et ta on ribastatud. Ja ribastatud on ta sellepärast, et tänane härg valmib Korea stiilis. Korealased nagu teada söövad koeraliha. Ma ei tea, kas nad koera ka samamoodi söövad. Ja eks see muidugi üks häbematu tegu on koera süüa. Noh, ma saan aru, hundid käivad Eestis seal taluhoovide peal koera söömas, aga nendel on see nagu loomulik, et nemad koera söövad. Muidugi, kui metsas toitu vähe, siis käiakse kodudest otsimas. Sorry. Asi on selles, et siin on nüüd mul see, ma sulle näitan, siin on nüüd mul see härg on niimoodi nagu ma ütlesin, on ribastatud. Tal on sellised peenikesed pikad ribad, osad on ka väiksed, et ta on nagu selline hästi peenikene. Ja need on mul nüüd siin marinaadis seisnud üle tunni aja ja marinaad on tead millest. Siin selle koguse kohta, siin on mul 700 grammi, on 2 munavalget. Munavalget on siia sisse niimoodi hõõrutud, pikistatud, vägistatud ja siis on siia pandud natukene punapeedi kontsentraati. Kui sul kontsentraati ei ole, poes sa leiad punapeedi mahla, ega ma ei tea, kas see teeb midagi head või halba. Asi on selles, et ma üritan teha võrdlemisi originaalretsepti järgi, mille ma leidsin internetist. Korea keelt nagu teada valdan vabalt, sama hästi nagu võru keelt. Ja nüüd ma siis tahan teha täpselt niimoodi, nagu korealased teevad. Siin on sul siis marineeritud liha, kui sul eelnevalt on ära varitud. Muidugi kõigepealt pead sa poes käima ja leidma endale mingi härja. See ei pea üldse olema esmaklassiline, kõrgekvaliteetiline, mingi, ma ei tea, filee või midagi. Kõlbab ka kõige kehvem liha, ainult asi on, et seda saaks niimoodi ribastada, lõigata. Siis pane ta natukeseks ajaks sügavkülma, mitte et ta läbi külmub, aga ta sellise tugeva kooriku tõmbab endale peale, et sul on noaga hea seal kavandada. Mina tegin niimoodi. Siis on sul vaja, mul on siin punane paprika, suitsupaprika, must pipar läheb siia, sool, köömned ja selle värgi segan nüüd kokku maisitärklisega. Maisitärklisega segan ma ta kokku sellepärast, et kui ma teda hakkan eraldi praadima, kõigepealt koorid peale ja siis läheb alles potti auduma sibulat ohtalt. Nii et nüüd ma tõstan siit, nõrutan siit natukene nad välja osa kaupa, et mul oleks hea segada. Ma ei saa kõike seda nagu korraga siia panna. Vaata, ma räägin sulle. Näed, see on nüüd niimoodi. Nüüd ma panen siia natukene soola teelusikaga siia liha peale. Nii, ja panen veerand teelusikatäit köömneid. Selle segan nüüd läbi. Okei, ja nüüd on mul siin maisitärklis, mitte kartulitärklis. Ma ei tea, miks kartulitärklis ei kõlba. Kui sul maisitärklist ei ole, sa võid ju proovida kartulitärklisega, aga mina segan nüüd selle asja läbi siin
selle maisitärklisega. Vaata, nüüd sa saad aru, miks ma siia vähe panin. Sest muidu jääb mõni koht, jääb ilma tärkliseta ja see kahju, kui suur on. Sa mõtle, kui palju peab inimene vaeva nägema, et maisi kasvatada, siis popcorni teha ja sellest popcornist siis lõpuks keeta veel tärklis. Nii, läheb teine kiht. Ma usun, et see on näiteks meestele õllekõrvale. Selline amps on õudselt hea. Ma kujutan ette, vanasti kui mina õlut jõin, mul oli õllekõrvale, iga amps oli hea. Ja kui mingit ampsu ei olnud, no õlu oli ju ikkagi hea. Nii, selle segame ka omakorda läbi. Arvestad, kui sa need kuuma õli sisse paned praadima, siis sa ei tohi panna ka mingit hunnikut sinna. Sa pead sinna panema ka niimoodi, et nad üksteise küljes kinni ei ole. Nende kööginäpitsatega, sa oled näinud küll, missugused kööginäpitsad on. Kui sul neid ei ole, siis sa pead minema töökotta mõne mehe käest, seal tööliste käest küsima näpitsaid. Nendel on kindlasti igasuguseid näpitsaid seal. Nii, ja pean siit seda peedimahra vähemaks valama. Ja nüüd saab siis see viimane ots siia ära panna. Vaata. Ja muud kunsti siin ei ole. Ja kõigepealt siis sa seal kuumas õlis muidugi pruunistad need ribad ära. Mitte kõrbema ei lase. Pruunistad. Ja kui nad on sul ära pruunistatud, vaata, siis sa teed sellise pulli, et sul on kõrval pott. Seal potis on sul, sest need on juba ära praetud. Seal potis on sul hästi vähekene põhjas on pandud võid. Ja siis sa paned need sinna auduma. Kui sul loomapuljongit ei ole, siis pane või tavalist vett natukene sinna põhja, et see aur juba tekiks. Ja sibulad sinna peale. Sibula hakkab ka oma mahla välja. Ja siis sinna võid sa juba panna maitseaineid, nagu sa tahad. Näed, ajan siin juttu, läks soolgi meelest panna. Aga nüüd ma saan, ta ei ole veel ju, ta ei ole mul veel, sest ta peab nüüd ka veel natukene seisma, enne kohe, sa ei saa minna rebima pliidi kõrval kohe teda küpsetama. Köömneid. Ma tean, et ädja liha sobib maru hästi köömnetega kokku. Seda ei tea ainult korealased, seda tean mina ise ka. Vaata, see on nüüd olemas. Ja see jääbki siia, lase tal veel seista, ütleme. Natukene, pool tundi, isegi ei ole vaja nii palju. Siis pane oma potid ja need hakkama. Ja kui need on ära hakanud, vaata, siis hakkad siit näpitsatega võtma, tasapisi paned sinna kuuma õli, siis pott on kõrval, kuuma õli, sest läheb potti niimoodi. Käsi käib sul, vaata, ikka käisest läbi. Ja siis tuleb sellest selline, kui sa tahad teha nagu kastmena. Ta ei ole selline traditsiooniline põrstrogonov, ta ei tule. Ta on ikkagi selline terav, sellepärast, et paprika läheb mul pärast sinna poti ja natukene tšillit ja musta pipart. Et see saab siis ikkagi selline nagu, joogikõrvane, õllekõrvane. Ja õlu aitab ju igas olukorras, mina mäletan väga hästi, kuidas õlu aitab. Ta on nagu arstirohi teinekord, näiteks hommiku. Sul on tohutu peavalu, muidugi, kui ta õllest on tekitatud see peavalu eelmisel päeval, siis kurat ei aita, siis pead teravat kuskilt rebima, kas kinsall või žiletti. Aga ma tean sellist lugu, et üks Saaremaa mees päästis ammu aega tagasi, päästis inimkonna. Ja asi juhtus niimoodi, et kunagi väga ammu elas siin lähedal, ta muidugi lendas ringi ka, oli selline draakon. Korealastel inimestel on ka draakonid nagu koduloomad. Ja see draakon sõi inimesi, kujuta ette. Ja siis alati, kui ta inimesi hakkas sööma, siis inimesed nagu urjutasid teda. Et et sa muud sa ei viitsi endale püüda, et inimesed tulevad ise kohale, et kindla peale sa saad sellest inimeste söömisest saad kaifi.
draakon küsis, mis asi on kaif? Senikaua jätkan inimeste söömist, kui ma saan teada, mis asi on kaif. Inimesed kutsusid ühe sakslase, et tekita talle kaif. Sakslane tõi siis oma vorstikesi ja hapukapsast ja sinepit muidugi. Draakon sööb seda ja mõtleb, et mis kuradi jama see on. Et see küll mingi kaif ei ole. Sai sakslase ära koos sinepiga. Ja küll. Siis kutsuti üks prantslane. Prantslane tõi palju juustu, erinevaid juuste, punast veini. Siia-sinna pakett, saiakesed ja draakon jälle sai seda prantslase toodud värki ja ütles, mis kuradi jura see nüüd on. See ei ole küll mingi kaif. Ja siis kutsuti Saaremaa mees. Saaremaa mees tuli kaasas 20 liitrit koduõlut. Ütles draakonile, et joo see ära. Draakon jõi selle õlle ära, ütles, et mis mingi solk, et valget värvi selline kihiseb ja imelik. Kus see kaif on? Saarlane ütleb, et oota, tooge veel 20 liitrit. Toodi veel 20 liitrit. No, draakon punnitas selle 20 liitrit ka sisse. Ei ole kaifi kuskil. Ma ei tunne mingit kaifi. Mis jama sa mulle ajad? Sina oled nüüd järgmine, kelle ma ära söön. Oota. Tooge veel 20 liitrit. Kuhu see 20 liitrit? Mul ei mahu enam see vesi sisse. Joo. Draakon punnitas veel 10 liitrit kuidagi sisse ja ütleb, et mina enam ei jaksa. Et ma pean välja minema. Et mul läheb põis lõhki kohe. Saan ütleb, ma tulen suga kaasa. Läksid välja ja draakon viiskab vett. Saarlane kavala näoga õla tagant sealt küsib, et noh, kui ta tunne on? See vist ongi kaif. Nõnna draakon lõpetas inimeste söömise. Koer see ei ole. Draakon ei ole sina ise ega mina. Nii et naudime härga ja ikkagi väikese õllega. Kohtume.